Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna vanemteadur Liili Abuladze. Tervist! Tere! No kui praegusele ajale mõtleme, siis kuidagi tundub, et see on justkui selline üksilduse epideemia ajastu ja kõik on kuidagi väga raske ja et seda tugivõrgustikku võiks meie ümber olla rohkem. Aga kas sellist üksildust saab käsitleda tegelikult meil rahvastiku probleemina? Jah, üksildusest räägitakse viimasel ajal tõepoolest päris palju, et seda on hakatud rohkem märkama ja see on iseenesest hea, kui üksildusest ka räägitakse, sest see aitab üksildusega seotud võib-olla stereotüüpe või stigmatiseeritust vähendada. Aga kui mõelda, mis see üksildus tähendab ja kuidas sellest on aru saadud vähemalt teaduses, siis sellel on ka erinevad lähenemised, et tavaliselt klassikaline mõiste tuleneb psühholoogiast ja selle järgi on siis üksildus tähendab lihtsalt inimese jaoks olevat ebakõla tema tegelike ja soovitud suhtluse või suhete vahel. Nii et see on selline tajutud ebakõla. Ja seal ei ole tavaliselt rõhk olnud nii palju suhete kvantiteedil kuivõrd kvaliteedil, nii et kui inimene tunneb, et tema olemasolevad suhted ei paku talle piisavalt tähendusrikkast suhtlemist, siis see võib juba olla üksilduse põhjus. Nii et ka inimene, kellel on palju lähedasi või sõpru ümberringi, võib ennast siiski tunda väga üksildasena. Et just see kvaliteedi märksõna on siinkohal oluline. Just, aga on ka sotsioloogilisi uuendusi, mis räägivad rohkem sellest, et ikkagi peaks juurde arvestama ka seda, et kontakti puudus või puudumine võib ikkagi olla oluline tegur üksilduse jaoks. Rahvastikuteaduses on võib-olla rohkem vaadeldud üksi elamist, aga näiteks riigid, kus on rohkem üksi elavaid inimesi, näiteks Põhjamaad, kus on täiesti tavaline norm ja väärtus olla iseseisev ja üksi hakkama saada või üksi elada, siis seal on tegelikult üksilduse määrad ühed madalamad maailmas. Nii et jällegi, et see üksi olemine ei tähenda alati, et sellega kaasneb üksildust, kuigi loomulikult selline krooniline tõrjutus, sellise olulise suhtlemise või suhtluse puudumine võib üksildust suurendada küll. Defineeritav siis tegelikult väga mitmeti ja päris keeruline on seda niimoodi ühtselt võib-olla ka mõista. Aga ikkagi fakt on ju see, et tugivõrgustikud on meile vajalikud. Mis siis muutub inimese elus, kui tal on selline tugev tugivõrgustik? Ma saan aru, et neid lähedasi ei pea olema seal tohutult palju, aga et tõesti on kvaliteeti rohkem kui kvantiteeti ja selline regulaarne suhtlus, et mida see muudab ühe inimese elus? Nojah, erinevad uuringud on tõepoolest näidanud, et inimesed, kellel on kas mingis mõttes rohkem või vähemalt mõned olulised lähedased inimesed võrgustikus, kellega saab olulistel hetkedel emotsionaalset tuge vahetada või ka praktilist tuge vahetada ja kellega toimub regulaarne suhtlus, siis neil on tavaliselt parem tervis, sealhulgas on minu enda doktoritööst tulnud leid, et on ka kauem elavad sellised inimesed, on ka kognitiivsele tervisele hea, et seal on positiivne seos olemas. Küsimus on ka, et kuivõrd see on, mis suunas see põhjuslik seos on, et kas tervemad inimesed ka suudavad võib-olla rohkem sotsiaalselt olla aktiivsemad ja teistega ühendust pidada või see suhtlus ise mõjub kuidagi tervisele hästi. Ja nii palju, kui on suudetud seda põhjuslikkust eristada, siis leitakse, et ikkagi ka suhtlemine ise ja rääkimine aitab tervisele kaasa, et olgu see siis infovahetuse kaudu kas või kognitiivse tervise puhul rääkides lihtsalt rääkimine on hea verbaalse oskuse säilitamisele ja mälu säilitamisele.
Ja on ka leitud, et lihtsalt puht füüsiliselt, bioloogiliselt teiste inimestega koos olemine võtab teatud stressimarkereid maha, nii et seal on mõned näited küll, kuidas see võib positiivselt mõjuda tervisele. Ja et tõesti inimene võibki kauem elada tänu sellele, et on tugivõrgustik ümber. Jah, see on võib-olla väike mõju või väike seos, aga see on seal olemas. Pidevalt ju räägitakse selles, et me elame vananevas ühiskonnas, ehk siis justkui kasvab kõrgemas vanuses olevate inimeste arv, samas ka siis see osakaal meil. Ma saan aru, et Eestis me oleme sinna Ida-Euroopa usku kuidagi, et vanemas eas eriti me toetume perele ja sõpradele, teistele lähedastele pigem vähe. Kui suurt rolli mängib meie ajalugu võib-olla selle puhul? No jah, võrdlevad uuringud on tõepoolest näidanud, et Eestis sarnaselt paljude Ida-Euroopa riikidega on see perekesksus võrgustikes suurem. Et Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides on siis rohkem kesk- ja vanemaealiste inimeste võrgustikes ka sõpru, erinevaid tuttavaid. Ja ilmselt on siin Eesti puhul ja Ida-Euroopa riikide puhul ajalugu mängib päris suurt rolli. See on ilmselt seotud laiemalt sellise usaldamatusega, et kuidas usaldus on ühiskonnas arenenud või hoitud olnud või mitte. Et igasugused sellised küüditamised, repressioonid ei ole sellele kindlasti hästi mõjunud ja selle mõjud on päris pikad olnud. Aga ka kindlasti sellised rasked majanduslikud ajad või üleminekuperioodid, kui on näiteks suur sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus või vaesus, siis see kõik pärsib tegelikult sotsiaalsete suhete hoidmist samamoodi. Ja ikkagi Eesti puhul on väga oluline ka see, et meil on näiteks hoolduskoormus olnud väga pere õlul. Et ei ole nagu olnud neid võimalusi, et sellist hoolduskoormust jagada erinevate inimeste vahel, nii et siis paratamatult, kui on vananev ühiskond, kus võib tekkida suurem hoolduskoormus, siis see on siiamaani langenud Eestis pere õlule, mis siis määrab ära ka võib-olla väga palju selle, kellega me suhtleme niimoodi igapäevaselt või oma lähiringis et kuidas näiteks puudega inimestesse suhtumine või nende kaasatus ühiskonda on olnud, et kõik sellised stereotüübid, et kuivõrd erinevad inimesed sobivad ühte või teise olukorda või sotsiaalsesse tegevusse, et see ka kindlasti tuleneb sellest ajaloolisest taustast, kuidas sellistesse inimestesse varem on suhtutud. Kas see vananev ühiskond on üdini negatiivne nähtus? Ei ole lühidalt öeldes. Palju on ka, eks ole, räägitud, et see tegelikult on ju väga oluliste tervisearengute, sotsiaalmajandusliku arengu tulem, et inimesed üldse saavad nii kaua elada ja et üha rohkem inimesi saab nii kaua elada, et see on ikkagi olnud seotud oluliste selliste ühiskonna ja tervise arengutega, mis on iseenesest positiivsed. Ja samamoodi lihtsalt suurema hulga vanemate inimeste osa ühiskonnas ei tähenda, et see ühiskond on kuidagi vaesem või kehvemini hakkama saav, et olgu see siis majanduslikus mõttes või sotsiaalses mõttes, nii et need ei ole nii üks-ühele kindlasti, et vananev ühiskond on kuidagi negatiivne või tähendab väga halba elu. Aga kuidas või kas üldse peaks riik toetama sellist inimeste vaheliste sidemete loomist ja toetamist? Nojah, sotsiaalsed suhted ja selline suhtlemine on väga nüansirohked asjad, et mingisugust lineaarset loogikat rakendada või ettekirjutusi anda on väga keeruline. Aga on tõepoolest ka siis mõned uuringud näidanud, et riigid, kus on näiteks rohkem investeeritud kogukondade hoidmisesse või kas või majandusliku arengusse, sotsiaalhoolekandesse, kõik sellised tegevused, mis võimaldavad tegelikult sellist konkurentsipõhisust vähendada
siis see on mõjunud ka hästi sotsiaalsetele suhetele. Sealhulgas ka, et siis erinevatel inimestel on võimalus osaleda erinevates sotsiaalsetes tegevustes, aitab sellele kaasa, nii et seal on nagu mõned kohad, kus riik saab toetada näiteks huvitegevusi või kogukondade kooshoidmist või kooskäimist või taskukohastel kultuuriüritustel osalemist, et nii palju ilmselt saab ka riik ära teha. Kuidas sinule paistab, on meil nende kogukondlike tegevustega praegu Eestis hästi või kuskil on veel vajaka? No see on selline valdkond, mis on Eestis viimase 10 aasta jooksul võib-olla nagu rohkem tähelepanu keskmesse jõudnud ja aktiveerunud, et selles mõttes see on üsna ilmselt veel algusjärgus, et üldse, et kogukonnad moodustatakse, et on olemas inimesed, kes neid kogukondi koos hoiavad ja et on ka riigi selline regulaarne toetus olemas, et see on olnud üsna selline väike, aga samas mingisugune regulaarne toetus on olemas ja nüüd jaanuaris tuli ka uudis, et jällegi mingisugused toetused nende kogukondade kooskäimiseks on eraldatud, nii et see on positiivne. Vananevast ühiskonnast ei saa üle ega ümber, et kui me ka mõtleme ikkagi siis tihti ka tööturu peale. Meil tegelikult vanemas eas need võimalused, neid jääb aina vähemaks, väga-väga harva vahetatakse veel ametikohta seal kuskil hiljem kui keskeas. Mida see peegeldab? Ja no ühelt poolt on Eestis, eks ole, üks kõrgemaid tööhõivemäärasid vanemas eas, aga tõepoolest võib-olla kõik inimesed, kes töötavad kõrges vanuses, ei saa päris enda oskustele või huvidele vastavat tööd teha. Ja osaliselt ongi, eks ole, siin majanduslikud põhjused, miks inimesed üldse käivad tööl veel nii hilja. Aga teiselt poolt on see ilmselt peegeldab sellist, ma ei tea, teatud et kuidas on harjutud vanemaid inimesi nägema tööturul või millistes rollides või kuidas on töökeskkonnad kohandatud või mitte. Aga mida need uuringud praegu ikkagi näitavad, et kas tõesti arvatakse, et mida vanem inimene, et on ta siis kuidagi ebapädevam? No see oleneb ühiskonnast ja töökollektiivist. Kindlasti osades keskkondades nii on. See on ka olnud pigem Ida-Euroopa riikides. Päris pikka aega on nagu rohkem olnud neid inimesi, kes arvavad, et vanemad inimesed ei ole kuidagi, ei saa panustada tööturul sama hästi kui nooremad inimesed või et nad ei ole kuidagi võimekad või et nende oskused ei ole piisavalt tasemel. Aga ma arvan, et ka see on nüüd muutumises Eestis, et mida ka osaliselt näitab see, et on nii palju inimesi vanemas eas tööl. Aga loomulikult see ei tähenda, et see töökeskkond on sobilik, nii et see peegeldab selliseid erinevaid arusaamu, jällegi stereotüüpe vanemast inimesest või sellest, milline peab üldse üks töötaja olema ja millised peavad tema võimekused olema või kuidas ta saab panustada. Nii et jah. Mis meil vanusega juhtub nende huvitegevustega? Tegelikult ma arvan, et neid, kes käivad kuskil lauluringis või tantsimas, ikkagi vanusega neid kukub aina vähemaks. On see mingi tendents? No siin on ilmselt erinevad põhjused. On ilmselt väga palju seotud sellega, kuivõrd on üldse võimalusi ja erinevaid tegevusi teha. Et kõigil ei ole ühesugused huvid, kõik ei taha võib-olla laulmas käia või tantsimas käia või kuskil remontida midagi. Et see on nagu ühelt poolt see, et kui palju on neid inimesi, kes suudavad kokku tulla, et siis midagi ägedat koos teha. Aga väga palju jääb ka just nimelt nende samade aktiivsete inimeste puudumise taha, et kui keegi kaob ära, kes on olnud mingit kogukonda koos hoidnud ja siis äkitselt enam ei jaksa või lahkub, siis ei ole kedagi, kes asemele võtaks
või kes selle asemele tuleks ja selle tegevuse üle võtaks. Nii et seal on erinevad põhjused ja võib-olla lisaks ka siis inimeste endi hoiakud, kuidas ollakse harjunud ennast nägema, et kas üldse minna kuskile sinna seltsi või ringi, et kas see on sobilik tema vanusele. Nii et seal on nagu erinevad takistused jällegi. Et ka ennast võib-olla eakaks tunnistada on üldse ka selline samm, millega paljud võib-olla ei taha isegi silmitsi seista kohe. Ja, kindlasti ja ongi võib-olla kõik ei taha ka just osaleda tegevustes, mis on kohe ette sildistatud, et see on eakate klubi või midagi sellist, et kõik tegevused ei pea olema just vanusepõhised, sest see tekitab ka sellist vanusepõhist segregeeritust või eraldatust ja tõrjutust, nii et ilmselt on ka rohkem ikkagi vaja neid tegevusi, kus tulevad eri vanuses, eri huvidega inimesed kokku. Aga mis mõju sellel on, kui ikkagi eri vanusegruppides inimesed täiesti erinevate taustadega saavad kokku, et ma just mõtlen taaskord sellele vanemaealisele, mis mõju see talle avaldab? No see on selline ilmselt avardav mõju, selles mõttes, et üldiselt kui on erinevat tüüpi erinevas vanuses inimestega kokkupuutumist, siis kaob ka nagu selline hirm üksteise suhtes ära või usaldamatus üksteise suhtes ära, mis on väga kerge tekkima, kui sa ei puutu kokku nende erinevate sotsiaalsete olukordade ja inimestega. Ja samamoodi ka siis sa võib käia selle vanuserühmade kohta, et muidu arvad, et oled täiesti erinevast maailmast, aga kui tuled kokku, siis ikkagi avastada, et võib olla ka päris palju ühiseid huvisid ja osi. Meie vestluse alguses me tõesti tõime esile fakti, et tugivõrgustikud on olulised. Nüüd lõpetuseks võib-olla päriselt paar soovitust, kuidas seda head tugivõrgustikku, sotsiaalseid sidemeid luua. Näeme me eestlastes ka seda, et äkki nad ise liialt ei püüa seda, et mida võiks teha? Ja sotsiaalsed võrgustikud on selline asi, mis on tegelikult üsna dünaamiline, et see ei ole kindlasti midagi staatilist ega ajas püsivat, mis tähendab, et selliseid uusi tutvusi, suhteid või sotsiaalsetes tegevustes osalemist on võimalik tekitada ka erinevas vanuses. Kui selleks soov ja vajadus tekib. Nii et võib-olla see ongi ka üks soovitus, et ise mõelda selle peale, et võib uusi sotsiaalseid tegevusi proovida, ükskõik mis elufaasis või vanuses me parajasti oleme. See loomulikult ei tähenda, et kõik peaksid kohe hakkama üksteise võidu üle rääkima ja väga sotsiaalselt aktiivseks muutuma, juhul kui keegi tõesti on selline inimene, kes seda üldse ei taha. Aga siin on ka võib-olla see mõte, et ka introvertsed inimesed siiski vajavad inimesi enda ümber, et lihtsalt siis leida endale see sobiv väljund ja koht, kus on sobivad sotsiaalsed tegevused ja suhtlemisviisid. Aitäh, Liili, et jagasid meile täna neid mõtteid tugivõrgustiku olulisusest ja püüame siis kõik natukene olla tähelepanelikumad ja märgata ka äkki teiste vajadusi. Aitäh! Aitäh ka teile, kes te vaatasite ja kuulasite. Järgmine Ekspert eetris on juba eetris ka järgmisel kolmapäeval.